olen Nõva parklas. Kurat, autosid on päris palju, ma ei kujuta ette, kas siin üldse ruumi on kuskil. Aga mere äärest on kõva tuult kosta. Võib-olla ei kannata üldse praegu veel sisse visata. Ei tea. Kurat, soe on ka nii, et inimesed lähevad ujuma. Ma pakin ennast kurdi sisse, et passi. Aga noh, eks vaatab. Näppalaus riski. Tiuke laine on peal. Ei tea, kas siit midagi nagu joppa. Praegu on mis suht lootusetu reis püüdma hakata. Meri niimoodi lainetab. Tuul on päris kõva, eks peab natuke passima kuradi. Tuul maha rahuneks ja siis äkki saab, aga muidu mina üritan lesta püüda, rahvas ujub seal. Aga jah, soe on küll, ma ei tea, kui hea see on, et nii soe on. Mul on veel kummikud jalas ja päris äge on olla käis. Täis laks ikka, nagu kalamees. Niuke. Sooja pesu panin ka vaatavad. Inimesed ujuvad 26 kraadi. Mul on kuradi pikk soojaluspesu. Aga noh, praktikas tean, et kuradi mingi õhtu poole läheb siin ikka kliima hoopis teiseks, mis ta praegu on. Mere ääres on jah, hoopis teine teema õhtul. Hakkab külm, aga kus ma muidu seda kuradi riideid vahetan siin. Vot nii, eks vaatab. Panen mõne õnge kokku, et hakkan proovima vaikselt. Äge on muidugi see, et ma olen üksi siin kalapüüdja. Ma olen ainuke loll. Ma ei tea. Ühtegi kuredi lestapüüdjat ei ole, kas kõik on tuule pärast ei ole tulnud või? Päike on ka päris äge. Kurat, siin läheb nii järsku sügavaks ja siin on pere on väikeste lastega täitsa siin meres. Kurat, väga ohtlik minu arust. Siuke laine võtab selle lapse, viib nahker minema ja ongi kõik. Ei tea. Eks nad ise teavad. Mine liini sisse, siis on lahe. Et ega sellest püügistist ma praegu hetkel rohkem kokku ei pane. Tuul on ikka liiga ränk. Tuleb lihtsalt passida ja oodata, et äkki õhtupoole läheb tuul maha. Lahe vend ikka, lähebki täpselt sinna, kus mul on sisse visatud. Kena on mees. Ei läinudki palju aega mööda, kui esimesed sõbrad on käes.
tuul hakkab vaikselt vaibuma. Mõned ujujad on veel seal. Päike hakkab loojuma. Aga siin on seast on mingid kuradi erilased siin rannas ja ma ei tea, ennem pole nagu olnud. Erilased ja sipelgad. Need kuradi väiksed kärbseid on küll iga aasta olnud, aga ma ei tea, mis kuradi kärp või need sipelgad siia nüüd kogunenud on. Ronivad igale poole käib vahe. Õnged on ilusti kõik reas. Super luks. Ja nii see kala... Ai, kurat, siin ka nüüd üks sipel. Nii see kalapüük läheb. Sööd aga präänikut ja jood aga kohvi ja ootad lesta. Ja hea kalapüük. Aktiivne kalapüük. Päris ilus päeva siin. Kell on 8:09. Tund aega olen püüd, kaks lesta ja siis üks säinas on käes. Päike läks ära, varsti peab hakkama riidesse toppima. Enam ei ole, nüüd kuradi krevette on kuidagi ei ole vähe. Noh, eks püüab nii kaua kui on. Aga jah, praegu on siis niimoodi. Saaks 4 kalagi. 2 kala veel. Kumbki 2 kala. Ei ole palju küll, aga abiks ikka päris 0 ei jäänud. Nii. Virutame siis tagasi. Ja on siin meil. Ühtegi inimest polnud seal, autosid ei olnud ühtegi ta. Üks seal taga on mingi. Seal on ikka rohkem inimesi. Seinast ja 3 lesta sai täna siis. Krevetid said otsa. Nüüd hakkan kodu poole liikuma, kell mingi 12:30 ja Tait ja Liisu läksid ka minema, nii et eks vaatab, sellest seinast saab vist äkis teha või midagi, ma ei teagi praegu. Vot nii, seekord läks nii, vähemalt midagi sai.